No nii, kuidas läheb sul, kuidas, kuidas sul läheb siin Merkuuri retrokraadi verekuu ja varjutuse hooajal perioodis? Ma loodan, ma väga loodan, et su süda on hoitud, olgu, mis on, et su süda on hoitud ja et sa suudad endas hoida seda mängulisust, millest ma rääkisin eelmine nädal. Minule on kirjutanud nii mõnigi inimene, ja ma ise kogesin seda sama energiat eile. Ma mõtlesin, et mind see ei puuduta, aga see energia sai mind eile kätte. See on selline tunne, kus tõuseb üles viha, pettumus, allaandmine, lootusetus. Tunne on selline, et on antud nii palju on usaldatud, nii palju on loodetud, nii palju on usutud. Aga sellele vastust nagu ei ole. Mitte midagi. Ja mul on tunne, et olgugi, et need üksikud inimesed mulle sellest kirjutasid, siis mul on tunne, et väga paljud praegu tunnevad seda lootusetust, et ei tulegi mitte midagi. Ma olen kindel, et tuleb. Ja ma täna mõtlesin veel selle tunde juures, et olgugi, et see tunne on mu sees, siis ma kogu südamest austan seda tunnet enda sees praegu. Ja mul ei ole seda tunnet, et ma selle tunde sisse ära upun. Aga ma märkan seda enda sees ja minus tekkis nii tugev austus selle tunde vastu. Esiteks sellepärast, et ta julgeb minu sees olla. Et see tunne julgeb ennast väljendada ja näidata oma haavatavust. Ja et mina oskan seda vastu võtta ja mitte sinna ära kaduda. Ja ma tean, et kui lasta sellel olla, siis ta üks hetk näitab midagi väga-väga olulist, mis mind sellest olukorrast välja aitab, sest meie valusad tunded on meie sisemine laps ja ta tahab saada ruumi, et tunda seda, mis tema sees on. Ja tal on vaja aega, sest laps ei mõista emotsioone. Ta ei saa nendest nii kiiresti aru nagu täiskasvanu. Laps ei tea, miks ta jonnib. Laps ei tea, miks tal on paha tuju. Ta lihtsalt see on ja ta väga labiilselt seda väljendab, eks ole. Ja sama on ka ju meie sees nende emotsioonidega, mis üles tulevad, see on sisemise lapse väljendus. Ja ta tahab saada seda ruumi, et ta võib tunda nii, nagu ta tunneb. Me peagi tegema otseselt mitte midagi, anna talle see ruum, et ta jõuaks järeldusele, mis temaga toimub. Paku talle lihtsalt armastust, kohalolu ja teadmist, et ta võib olla selline, nagu ta on. Ehk siis purunenud tunne sinu sees. Austa seda. Ta on tegelikult, seal on nii sügav tarkus peidus, nii sügav. Igaühe jaoks erinev muidugi. Aga nädalavahetus toob päikese. Mul tuli kohe selline lause, toob päikese. Nädalavahetus toob päikese. Võtame, mis need sõnumikaardid ütlevad kollektiivile nädalavahetuse kohta. Mis on see nädalavahetuse sõnum? Teadmine. Ja nii tore, et planeet, mis selle kaardiga siin seostuv autor on pannud, on Merkuur. Teadmine. Siin on isegi silmad. Silmad näevad, silmad saavad midagi teada. Väga huvitav. Ja paki all, mis mulle tohutult meeldib, on uudisimu, see lapselik uudisimu, seostub natukene selle mängulisusega, eks ole. Et
Okei, võtame selle emotsiooni, millest ma siin just rääkisin, see purunenud tunne, eks ole. Võta seda uudishimuga, uuri seda, vaatle, õpi seda tundma, kui sügav see on, mida ta näitab, mis küljed tal veel on. Saa teadlikuks, saa sellest teadlikuks, kogu teadmisi selle kohta, sest ta tegelikult ei ole sinu vaenlane, see raskus, mida sa tunned, ei ole sinu vaenlane, kuigi võib nii tunduda. Ma saan aru, miks see niimoodi tundub, kõik saame aru, miks see nii tundub, aga ta ei ole meie vaenlane. Ta on midagi väga-väga olulist tulnud näitama. Tervenemine, kulminatsioon, okei. See nädalavahetus toob tõesti midagi, aga nagu näha, on vaja mingisugust, alati on vaja endapoolset impulssi, eks ole. Seda teadlikkuse hoidmist ja soovi saada teada, mitte olla passiivne. Ootamine ei pea olema kunagi passiivne. Nii, mis ta siin selle kohta näitab? Ütleb arusaamine, suhtlus, pragmatism. Sa oled mõjutatud sellest, kuidas sind on kasvatatud, kuidas sind on õpetatud, kuidas on ühiskond kujundanud tavad. Meil siin Eesti riigis näiteks on ju, me oleme kõigest sellest mõjutatud, meie arvamus, meie mõtted on sellest kõigest mõjutatud ja läbi selle me loome ka enda reaalsust, eks ole. Kui teadlik sa sellest oled? Kui teadlik sa oled sellest, milline programm sind juhib ja kas see purunemine, mida sa tunned, viha, pettumus, mida ma siin üles lugesin, eks ole, kas see on programm? Kas see on see programm, mis ütleb sulle, et sa oled nii palju muutunud, reaalsus muutub ja see ei sobi mulle, tule tagasi siia vanasse kohta ja siis trambib jalgu, tekitab sulle erinevaid vastikuid emotsioone, et sa tuleksid tagasi, kukuksid tagasi nii-öelda. Ja et sa ei kasvaks välja sellest programmist. See on see mehhanism, mis üritab meid elus hoida, mis on tulnud kuskilt sealt minevikust, lapsepõlvest, kus me oleme saanud haiget ja meil on tekkinud arusaam ja mehhanism, et me peame käituma nii, et mitte saada rohkem haiget. Ja see mehhanism ei pruugi olla tegelikult üldse meile tervislik ega kasulik. Et see on lihtsalt haavunud lapse arusaam, kuidas tulla täiskasvanute maailmas toime. Ja see arusaam võib olla väga lonkav, eks ole. Ja see teadlikkuse tõus ongi hästi-hästi oluline. Mul on tunne, et järjest rohkem hakkama oskama läbi näha. Inimesed järjest rohkem on juba spirituaalsel teekonnal, eks ole. Mulle see silmad, mis ma seal kaardi peal nägin, jubedalt kõnetavad. Siuke tunne, et sa pead silmad pöörama õigele poole. Kus sa hoiad oma silmi praegu? Ja silmad ju määravad fookuse. Silmad suunavad sinu energiat. Kuhu sa silmadega oma energiat suunad? Kuhu sa vaatad? Sest ainult ei ole ju teadlikkus, mõtted, kuhu me fookuse suuname, on ju energia viime, vaid ka need, kuhu meie silmad vaatavad. Ja kas sa märkad seda õiget nüanssi? Kas sul on teadlikkust, et märgata seda õiget nüanssi, mis sul on praegu nägemata? Open up your eyes. Okei, kui kõnekas need silmad praegu on. Open up your eyes. Ma jätan need lemuurlased praegu siin kõrvale. Ma tahan taroga vaadata praegu, mis on see sõnum, mis tähendab open up your eyes. Midagi siin kukkus juba sauade 5.
No see sauade viis on see energia, mida enamus praegu tunnevad. Kui sa ei tunne, see ei tähenda, et midagi on valesti. Mul on väga hea meel, kui sa tunned, et kui sinus ei ole seda tugevat segadust praegu. Aga sauade viis sümboliseerib sellist sisemist konflikti, enesega võitlemist, enesega konkureerimist, kumb hääl jääb peale, kumb hunt jääb peale, eks ole. Nii, silmade teema kollektiivile. Millele tuleb oma silmad avada. Paki all on, siin on kaarik, jälle must ja valge hobune. Mida ja kuhu sa juhid? Siin mul kaardid räägivad liikumisest praegu mõõkade 6 ja karikate 8. Kas sa märkad, et sul on vaja oma tagumik maast püsti ajada ja liigutama hakata? Tee oma silmad lahti ja märka, et sul on vaja liigutada nüüd ennast kuskile. No ma mõtlen, jah. Ja mis sind kinni hoiab, kes see poiss on siin, mõõkade 8 on ka see mentaalitasand, vaat see on see hääl, mis ütleb, et tead, ei ole siin mingit usku ega lootust ja päike ei paista ja kõik on halvasti ja ei lähegi paremaks ja see on see sisemine hääl, see sisemine teemon, mis tahab sind justkui tagasi hoida. Selleks, et sul oleks turvaline, sest need sammud, mida sa praegu astuda tahad, on sammud, mida sa varem astunud ei ole. Ja see sisemine hääl ei ole kogenud seda, mida sa teha tahad. Ja see on hirmutav. See on okei. Hirm on okei. Aga kas sellele peab alluma, kas sellele peab kuuletuma? See on teine küsimus, on ju. Et hirmu ülesanne on sind elus hoida. Aga kas sa lubad endale elada? Et ära anna hirmule liiga palju ülesandeid. Tema ainuke ülesanne on sind elus hoida. Sina otsustad, sina määrad, kui palju tal on seda luba, on ju. Ja suurte otsuste tegemine, suurte sammude astumine, enese liigutamine punktist A punkti B, kus sa võib-olla varem ei ole käinud, eks ole. Sa ei pea ootama, et hirm üle läheks. Sa pead hirmust aru saama. Miks ta on? Mille eest ta sind praegu kaitsta üritab? Ja kas see on õigustatud? Ja kui sa oma hirmuga räägid, saad selle asja selgemaks, jällegi see ei tähenda, et ta lahustub täielikult ära, aga sa saad aru, miks ta on ja sul on lihtsam edasi liikuda. Teha see liikumise samm ja müntide 8, mis näitab, et sul on vaja kasvada, sul on vaja liikuda, tulid need liikumise kaardid, eks ole. Sul on vaja kasvada, sul on vaja liikuda, sul on vaja tulla sellest kohast, kus sa praegu oled, ära. Vahet ei ole, kus suunas praegu on ju. Proovi mitte tagasi kukkuda, aga ära jää ka paigale. Sest saatuse ratas. No see nädalavahetus tahab siin pöörata asjad teistpidi. Aga kas sa näed? Kas sa näed, et see energia on juba valmis? See unistused on juba valmis. Karikad 9, see unistused on juba valmis. Kas sa näed? Kas sa võtad sellest kinni? Meie unistused ei ole alati tegutsemise kaugusel. Need on resoneerumise kaugusel. Kõik on energia, eks ole. Ja selleks, et oma unistust kätte saada nii-öelda, ei ole vaja metsikult tegutseda. Väliselt see on ka vaja, aga see ei ole ainus punkt, eks ole. Meil on vaja see sisemine sagedus ja sisemine tasand panna matchima selle unistuse sagedusega. Sest kui meie unistus on suur, mis nõuab nähtavust ja julgust, aga meie sees on
hirm astuda nähtavusse ja hirm iseennast vastu võtta. No siis ei match'i need mitte kuidagi, eks ole. On vaja enda sees tegeleda nende teemadega, et see sagedus match'iks unistusega. Ja siis jõuab ka, mis ma tahtsin öelda, ma jäin kaarte vaatama. Ühesõnaga, et meie sagedus match'iks meie selle unistusega ja saaks toimuda klikk, ühendumine. Aga tuleb meile ka õigluse kaartle, karikate kuningas, mis mõlemad näitavad väga ilusat sellist tasakaalu. Ehk siis, kui ma küsisin siin, et mida me peame märkama, mis osas me peame silmad lahti hoidma, ongi see tasakaal, nagu ma ütlesin, kaarik, eks ole, müntide kuningas tuleb ka väga seda stabiilsust ja tasakaalu tooma. Müntide kuningas on energia, mis ei kiirusta mitte kuskile. Ta on 2 jalga maa peal, ta mõtleb üsna ratsionaalselt, üsna maiselt. Ta ei ole liiga mõistuses, aga ta on kohal, eks ole. Ta on ühenduses just sellise sügavama poolega. Ja ta teeb hästi targad ja teadlikud valikud, ta ei kiirusta oma otsustega. Ja ta tahab luua küllust. Müntide kuningas tuleb ka küllust looma. Mul siin laua peal on ka müntide kuninganna tegelikult külluse valitsejad, eks ole, et see küllus tahab ennast siin luua, aga ta küllus ei saa luua ennast stagnatseerunud, kas ma ütlesin selle sõna õigesti praegu, stagneerunud energia peale, sest küllus tahab voolata, küllus tahab liikuda. Ja selleks on vaja ennast liigutada. Ja oma seda sisemist tuld kuulata ja mitte seda enam varjata ega saboteerida. Me räägime siin juba hobuseaastast, eks ole, sellest sisemisest tulest, mis tahab särada, mis tahab paista, mis tahab olla nähtav. Ei saa enam ennast saboteerida. Ära saboteeri ennast paigale, tuleb selline lause. Ja mõõkade 7 on väga selline saboteeriv energia, mis tuleb siia selle tuleleegi peale, sauatässa peale. Selle sisemise impulsi peale. Sinu sisemine sabotas on sinu enda välja mõeldud. See ei tule kuskilt mujalt. See on su enda välja mõeldud. Ja kui tuleb kuskilt mujalt, siis see on tema välja mõeldud. Mis ei peegelda üldse reaalsust. Vot, ühesõnaga, märka, mis toimub sinu sees, sinu ümber ja kui palju tegelikult on juba energiat valmis meile andma. Meil on see sisemine protsess kollektiivselt, et me oleks valmis vastu võtma seda, mis energiat meile on valmis andma. Sest nagu ma ütlesin, see match peab olema. Me ei saa võtta vastu suurt energiat. Sest me ei tule sellega muidu toime. Põletame läbi. See tekib nüüd, issand, kuidas ma annan teile selle mõtte edasi, see elektrisüsteemi näitel. Et sa ei saa ju panna suurt tarbijat vooluvõrku, mille vastuvõtu või siis kandevõime on väike, eks ole, mis juhtub, kärssab läbi, juhtmed kärssavad läbi, kõik kärssab läbi, halvimal juhul läheb maja põlema. Lööb lühisesse, elekter läheb ära. Et kui panna palju neid voolutarbijaid taha näiteks on ju. Et sama on ka meiega, et kui see energia on hästi suur, mida me enda ellu siin manifesteerime või ootame või tahame, siis me ei saa vastu võtta
tasandilt, mis ei ole suuteline vastu võtma nii suurt energiat. Sest see kärssab läbi. Me peame ära võtma selle vastu, või tähendab ära muutma selle vastuvõtja, on ju. Uuendama, paneme sinna tugevama vastuvõtja nii-öelda, ma ei oska need elektrist rääkida, aga ma arvan, et sa saad aru, mida ma mõtlen. Et selleks, et see suur voorutarbija saaks töötada, on vaja uuendada ka seda, mis annab seda voolu, on ju. Ei saa sinna seda vana ja nigelat süsteemi jätta. Ja praegu see toimub meiega. Ja see ajabki keema. Et peab muutuma ja välja vahetama. Ja need tasandid meis õigu paljudel muutuvad praegu. Eriti need, kes on teadlikult astunud spirituaalsele teele, enesearengu teele. Aga mis mulle muurlased ütlevad siin meile selleks nädalavahetuseks? Neile pakub natukene nalja praegu meie siplemine. Nad saavad ka aru, et meil on raske. Aga ütlevad, et mille pärast te üldse siplete selles energias. Tegelikult ju ei ole mitte midagi hullu. Tuleb lihtsalt teisele poole vaadata. Tuleb lihtsalt teisele poole vaadata. Nii, jälle mul siin kukuvad kaardid. Full spektrum. Terve spektrum. Terviklikkuus. Ja kodu, südamekodu. Sellisel perioodil, retrograadi perioodil ei tohiks ära unustada oma südamekodu, oma südamekeskust, oma stabiilsust, eks ole, sest sihukestes energiates on väga lihtne sõitma minna. Loo maapealne paradiis sellega, et sa austad rütme, elurütme. Ja nagu ma ütlesingi, et ma austan praegu seda tunnet enda sees, mis ütleb, et lootused on purunenud. Ma ei tea, miks, aga see tunne tundub praegu mulle nii tark, mis ta tahab olla. Ma ei tea, mis see tarkus seal on, aga ühesõnaga, vaata kaugemale hea ja halva käsitlusest. Duaalsuste sulandumine, toores olemine, maaema tarkus, esiemadega ühendumine. Sinu varjud kui pinnase väetis. Ühesõnaga, praegu ongi see koht, kus austada seda kohta, kus me oleme, sest see on see väetis. Kas ma mitte ei tõmmanud esmaspäeval ka seda sõnumikaarti, kus see lootusveis või siis vesiroos meie mõistes ajab oma juured sügavale muda sisse, aga sealt välja tuleb imekaunis õis, eks ole. Et see praegu see muda sees juurte ajamine. Et imekaunis õitseng saaks toimuda. Aga luba sellel õitsengul ka toimuda, on ju, et isegi kui sa oled seal muda sees, ära unusta seda õit. Ära unusta seda õit. Sest need on duaalsuse 2 poolt. Ja ilma selle muda ja juurterta ei ole seda õit. Ja kui pole õit, siis pole ka sügavust, on ju, pole ka juuri. Üks ei saa olla ilma teiseta. Vot nii, ehk siis võta vastu see olukord, kus sa praegu oled, ära võitle vastu, võta vastu. Isegi kui on nõme. Sest siis sa näed, siis sul silmad avanevad, kui sa võtad vastu. Ja kunagi ei jää ükski olukord selgusetuks. Alati tuleb selgus, alati tuleb rahu.
mitte nii kiiresti, kui me tahame, aga ta tuleb. Nõnda viisi. Tõmban sõnumi kokku. Mõnusat silmade avanemist sulle. Ole tubli ja tšau.